Tere päevast! Olen siis siin Jõhvi linna ääres. Siin sellest kohast ma olen kogu aeg mööda kõndinud. Või noh, mitte kogu aeg, võib-olla paar korda mööda kõndinud. Ei olegi isegi mööda kõndinud tegelikult vist. Et ma olen siit tegelikult bussiga nagu mööda sõitnud. Et see on nagu selline alati, kui Kohtla-Järvelt sai Jõhvi sõidetud bussiga, siis see oli nagu selline esimene see, kuidagi jah, see selline see surnuaia värav siin nagu see, või see põõsas. See kõik nagu meenutas sellist nagu väravat või sellist, et selline tõsine versapost, et kus see Jõhvi algab. Siin on jah, see ka see värav. Et aga jah, et nüüd ma korraks käisin seal, põikasin sinna sisse ka, et eespool oli see Saksa sõdurite surnuaed. Siis linna surnuaed. Aga mul on kõik vanaisa ja see vanaisa poolne vanaema. Nemad on kõik ikkagi sinna Toila surnuaia. Ei mäletagi, kus see Toila. Et vot jah, et ma olen seal käinud, aga ma isegi ei mäleta, kuidas see sinna nagu praegu see väiksena käisin seal. Et niimoodi jah, ei olegi üksinda jälle käinud ja ei teagi, kus praegu nagu hakkasin mõtlema, et ei oskakski minna sinna. Et kuskil ta seal karuväravate juures oli, aga jah. Aga vanaema elas siin Kohtla-Järvel, aga vanaema pole ka tegelikult siia Jõhvi surnuaiale pole maetud. Et on seal, kus tema mees, siis Lüganuse. Et seal ma olen ükskord käinud. Et jah. Siis kui vanaema maeti, siis ma olin merel. Ja siis kuna mingil päeval tulid need sugulased tulid külla, siis koos käisime seal. Et jah, siin oli mingi uudis ka, et need surnuaiad ja need on nagu unarusse nagu jäetud kõik, et see koristamata ja et minagi isegi enda sellest kogemusest on ja ma polegi, sisuliselt polegi käinud, on ju, enda selle täiskasvanu elu jooksul. Et jah, kui ütleme siin 20 aasta jooksul polegi käinud, on ju. Et selles mõttes nagu, mis näitab ka seda, et kuivõrd keeruline on see ikkagi see elu, on ju. Et mitte, et ma nüüd ei oleks nüüd tahtnud käia või miskit, on ju, et aga igasuguseid muid asju, vabanduse leiab alati, aga sisuliselt nagu jah, ega siin nagu vabandust ei olegi, on ju. Et aga ongi, et nõuda on nagu lihtne, et käia tee ja küll sa aja leiad, aga ongi, on ju. Et kui sul nagu mingites töökohtades on 5 eurot tund on palk, on ju, sa saad seal saad endal kõhu täis ja on raskusi nagu, et üldse mingi eluaseme leidmisega, on ju, et siis nagu jah, et siis need, kes nagu süüdistavad, et nad siis võiksid nagu ise siis panustada ka siis sellesse midagi, on ju. Et ise ta võib-olla ongi nagu mingi keskastme juht või mis iganes, on ju, et aga võimalda siis inimestele siis normaalne elu, on ju, selle palgaga, on ju, et ta saaks võimaldada endale, on ju, ja et ta ei pea laupäev, pühapäev siis töötama, et seda kopikat endale kätte saada, et midagi lauale saada, on ju. Et siis ta saaks võib-olla korra kvartalis võib-olla surnuajal ka käia, on ju, ja seal midagi koristada või miskit, on ju. Et ma olen ise ka alati nagu seda meelt, et olnud, et
olnud jah, nagu ma tean, mis see mõte nagu on, et selles mõttes nagu, et olen ikkagi nagu seda meelt olnud, et näiteks nagu selle kirikuga, et noh, sealt mingi teine mõte tuleb ka, aga see on see mõte, mida ma tahan alguses öelda, et näiteks Jumalaga samamoodi on ju, et selleks, et uskuda mingit enda Jumalat või mingit asja on ju, et selleks ei pea käima kirikus, et see ei ole nagu noh, näitaja on ju, selles mõttes. Et sa võid seal käia, seal tulevad jälle teised kohustused ja hüved või mingid muud asjad on ju. Tulevad mingid teised plussid ja miinused ja mis iganes on ju, ühiskondlikud suhted ja asjad on ju, aga see nagu otseselt ei ole nagu Jumalaga seotud on ju. Et sa võid enda Jumalat kodus ja noh, igal pool on ju, kas või praegu on ju. Et noh, mis on nagu minu Jumal, et noh, kui ma sealt surnuaialt mööda kõndisin, hakkasin rääkima sellest, et näed, et ei olegi käinud on ju. Et siis noh, ma mingil hetkel nagu mõtlesin, et mida ma nüüd ütlesin on ju, et jube nagu pläss näen nüüd välja on ju, et ei olegi nagu kordagi seal enda vanaema surnuaial käinud on ju. Et aga noh, et see minu Jumal ongi selline, et minu Jumal on nagu selline üldpilt on minu Jumal. Et kui kellelgi on nagu midagi öelda, et siis on seal nagu mingi oma siis panus ka on ju sellesse on ju. Et noh, kui sealt seda oma panust nagu ei ole ega tule on ju, on lihtsalt seal kõrvalt nagu öelda, et kõne, et ori, et rüga rohkem ja tee rohkem on ju, et noh, siis on see nii on ju. Et see üldpilt on nagu minu nagu see Jumal, et siin on nagu ikkagi mitte üldistamine, aga ikkagi see asja nagu tuum on ju. See kogu see situatsiooni tuum on nagu minu Jumal on ju. Et las siis ühiskond siis ise ka võtab selle siis vastutuse teised on ju. Et kui nõuda, siis peaks seal ka mingi siuke võimalus nagu taustsüsteemi poolt ka nagu avalduma on ju. Et kui sealt seda võimalust ei ole, et nagu eilegi oli kuulda seal, et jälle 1,5 miljardit tõstetakse kaitsekulutust, et noh, see on 1000 eurot ühe inimese kohta aastas on ju. Noh, et kus ma võtan selle 1000 eurot on ju. Noh, mul ei ole praegu kuradi 10 eurotki anda on ju. Et muudkui aga võtta ja nõuda, et siis jah, see niimoodi nagu ei käi nagu, et minu Jumalaga on see nagu vastuolus. Et minu Jumal eeldab ikkagi nagu koostööd. Et leiame lahenduse, uurime neid põhjuseid, miks siis inimene pole saanud on ju, kas on seal ka kellelgi teisel nagu mingid asjad on ju, et noh, et ongi, kõik persetavad nõuavad on ju, ja noh, lõpuks siis ongi on ju. Ja lõpuks veel öeldakse ka veel, et kuule, et see ja too ja miks sa seda ei teinud ja miks sa toda ei teinud. Aga teeks siis ise ka midagi on ju. Selles mõttes jah, on see niimoodi. Näed, siin on nüüd, no ma liigungi nüüd Kohtla-Järvele, liigun Kohtla-Järvele selles mõttes. Et ma tulin sealt Tahtme linnaosast. Näed, siin on ka jõusaal vahel, et Jõhvi jääb vahele. No ma oleks võinud sealt põldude vaheliselt teelt ka minna. Aga ma tahtsin just näha, et kuidas siin see kergliiklustee on. Et sealt läheb läbi Tammiku, oleks läinud sealt Tahtmest. Aga seal on, ma tean, siuke maantee, seal ei ole, servas ei ole seda kergliiklusteed, näed siin. Praegu ma tulin mööda kergliiklusteed, tulin Jõhvi linna äärest ja siit läheb nagu kergliiklustee vähemalt Kukluse poole, ma tean, läheb edasi. Aga ma mõtlengi, et kui kaugel see läheb, et kas see läheb Kohtla-Järvele välja, et autoga nagu
olen sõitnud küll siit, ma olen näinud, aga kas ta teisele poole ka läheb? Et sealt ei ole nagu näha olnud, et kui kaugele see kergliiklustee välja läheb. Ma tahangi seda näha. Et kas ta siit ei tohiks ära lõppeda. Ja ta läheb ikka päris pikalt, no, ma arvan. Ta läheb päris pikalt. Et siin see, noh, sisuliselt on see koht, kus me praegu oleme, nagu Kukruse on ju. Aga siin on ka nagu hästi palju nagu neid, see tehti Euroopa Liidu ajal, jah, need sillad ja asjad. Aga tegelikult on hästi palju neid, näiteks praegu selle koha nimi on Edise. Et noh, Edise ja siis tuleb veel mingi 3-4 kohta on ju. Ja Kohtla-Järve näitab 8. Et see Kohtla-Järve on jah siuke huvitav linn, et kus võib-olla seal lõpebki ära see kergliiklustee. Seal tuleb see sild. Jah, sealt tuleb sild, mis siis läheb sinna, see läheb nagu Tammiku peale läheb see tee. Ma ei tea, kas see läheb Tammiku peale. Aga sealt tuleb üks sild ja siis sealt võib-olla lõpebki ära. Et võib-olla ongi nii, jah, et lõpeb ära, et ei tea. No igatahes ma tean, et jah, see lõik on siin küll, jah, kergliiklustee, aga kas ta Kohtla-Järvele lõpuni välja, vaat jah, et huvitav, et pole niimoodi, ei taha seal autost nagu, ega siin on ka niimoodi, et selle autosõiduga on ka nii, et ega siin on jälgimiskoma jagu, kui sa sealt Kohtla-Järve poolt tuled, et siis seal on ka ju, et ega seal ei ole, noh, seal on ju kurv on kõigepealt, seal on ühel pool on see silla barrikaad on ju, ja siis sa väljud sealt barrikaadist nagu tuleb siis ikkagi selle Tallinna teega tuleb nagu lõikub ja sealt tulevad autod, noh, et sul on küll seal oma rada, aga ikkagi, et seal nagu tähelepanu on vaja, sa pead peeglisse ikkagi taha vaatama, jälgima, kes kuidas sul tuleb seal, kas tõmbab sul, noh, et sa pead ikkagi seal teed andma. Et sa ikkagi lõikud selle Tallinna teega. Sealt tuleb Tallinna, see tuleb vastu. Ja siis ongi see värk, et ei ole nagu aega seal jälgida neid, jälle see aja vabandus on ju, aga midagi teha ei ole, et see aeg on ikkagi nagu piiratud, et sa ei saa nagu, mul on nagu hea näide, see administraatori tööd tegin kunagi, et seal tuli hästi välja, et seal nagu paberi peal on kõik nagu ilus on ju, et mida kõik administraator peab tegema ja kõik niimoodi on nagu kõik ilus on ju, et kõik arvutis seal registreerima sisse inimesi, siis telefonikõnesid registreeringuid vastu võtma, restorani juhatama inimesi, seal isegi väike hotell oli, kohvrid võtta, tassida tuppa on ju, juhatama, näitama, restorani näitama on ju, viima inimesi on ju, seal vabal ajal veel laudu tassida on ju, see läheb juba imelikuks natuke on ju, et see juba isegi paberi peal võib-olla nii ilus ei ole on ju, aga siis veel olid seal need aruanded, et sa pead ikkagi seal meilidele vastama, tabelis seda kassa aruande pead ära tegema on ju, see on küll vahetuse lõpus, aga ikkagi sul võib vahetuse lõpus ju ka seal tulla hotelli inimesi on ju, siis oli garderoob seal on ju, seal sisse-välja registreerime inimesi veel on ju, broneeringuid veel tegema on ju, arvutis ja nii edasi on ju, et seal kõik suhtlema ja kõike mida veel on ju, kõikide võimalike turundusjuhtide ja müügijuhtide ja kellega kõigega seal restorani manageriga ja siis ongi, seal ju tekib ju küsimus ikkagi, et kus see nagu see ajaline ikkagi aeg on, näed, see läheb siit edasi, läheb see kergliiklustee.
see on hea. Jube haiseb see põld. Põllumajandust on hästi palju. Et kõik see vaheline ala on põld. Ja juba vili on võetud. Aga jah, kas on juba mingit väetust pandud, et haiseb see asi siin, jah. Ja noh, ongi, et ega see, et ma polegi siin autoga ka nagu nii väga jõudnud nagu jälgida seda siin, noh, see tee on siin madalam ka, mõnes kohas on ta paremini näha, et midagi näed, aga nüüd täpselt nüüd seda vaadata, kui kaugele ta täpselt välja läheb, et seda me nüüd siis praegu näeme, et seda nagu auto sõidu ajal nagu jah, niimoodi nagu jälgida nagu jah, peab tegelema ühesõnaga auto juhtimisega, et seal võib ju sekunditega juhtuda, muutuda. Et noh, see jah, see hotelli näide, administraatori näide on nagu hea näide, et noh, seal oli veel see restoranide nädal ka, on ju, siis planeeriti sinna suure hooga, on ju, ja noh, et metsik, noh, selles mõttes, et sa üksi nagu seda, noh, lihtsalt ei jõua teha seda asja, et see ajaline, jah, ei saa olla, lõpuks on jah ikkagi see, et sa ei saa kahes kohas, ei saa füüsiliselt nagu olla korraga, on ju. Et kuskilt tulevad need piirid ette, et seal oli ka mitu korda, et näed, et see ütles see vastuvõtujuht, et näed, et oleks võinud ju, näed, et siin see võtab ainult 4 minutit aega, oleks asi korras olnud, on ju. No aga võta see 4 minutit, on ju, et kui sul on kõik on sisustatud, sa oled sellel ajal oled kuskil kohas, viid kellelegi kohvrid, on ju, noh, sa ei, noh, et sul ei ole seda 4 minutit võtta kuskilt. Paraku on see nii, jah. Paraku on see nii. Aga näed, see siit läheb ilusti. No, ma läksin sealt hotellist, läksin ära ja pärast ma nägin veel seda vanem administraatorit seal. See oli ka seal midagi ära tulnud sealt. Et ei, jah, selles mõttes on nagu jah huvitav, et ma olen siin autoga sõitnud ja nüüd on nagu rahadega ka natuke kitsas, et panin veel viimati seal 25 € panin Tallinnasse seal autoga, et sinna töövestlusele, kuhu mind muidugi ei valitud, on ju. Et seal ka veel üritasin nududa siis seda tagasi, et kompenseeriga, et ei, noh, sealt midagi tarka nagu ei tule, jah. Siin on pink ilus hästi. Tundub, et see lähebki välja Kohtla-Järvele. Läheb see kergliiklustee. Siuke tunne on. Et siin on see aed, noh, seda ei näegi. Auto selle sõiduga ei näegi, et see on nagu vabandatav, on ju. Et sa seda ei näegi. Kas siin taga on see või ei ole. Ja veel vana bussipeatus on siia jäänud veel. No kunagi läks siit otse tee, läks. Siin oli nagu maantee. Läks siit otse tee, läks. Arvatavasti see lõik, mis siin on praegu. Arvatavasti see lõik oli kunagi automaante lõik. Mul on siuke tunne. Et siin oli nagu kahesuunaline, kahe rajaga autotee oli siin kunagi. Et arvatavasti see lõik jäeti siin nagu kergliiklusteeks, ma arvan. Sest siin kunagi siukest suurt neljarealist maanteed ei olnud. Siin oli tavaline maantee.
see lõhn tuleb vist sealt, seal on laut. Okei. Ja, see on lehmalauda lõhn. See on päris karm, jah. Ma tean, ma ise elasin ka kunagi lehmalauda, ei elanud isegi seal kõrval. Aga see toob silo, jah. Traktor. Et jah, isegi seal kõrval ei elanud, aga seal jõgi oli veel vahel ja ikka suht kaugel, aga see tuulega tuli, see lõhn tuli ikka päris tuppa tuli. Päris mõnusasti, jah. Et näed, siin on nüüd see. Nojah, et siin on see sein ei ole tehtud, mürakaitse sein ei ole tehtud mitte nagu selle kergliiklustee jaoks, aga siin on siloauk. Aga see on tehtud just, nendel inimestel, kes siin elavad, neil on lõbus siin. Siloauk on kohe üle tee. Aga just, jah, selle jaoks on tehtud. Nende majade jaoks on see sein tehtud siia. Müra summutav sein. Aga seal käib ka see silo ja seal on ka näha, et ikka tamp on taga, et ikka masinad nagu ikka, jah, käik on ikka, kiire käik on sees sellel tallajal seal. Vot see nüüd ka veel ei ole Kukruse. See nüüd on ka mingi teine koht. Näed, siin on ka isegi maantee. Okei. Siit tulevad need kohalikud tulevad välja. Aiandi. Okei, aiandi. Siin olid kunagi mingid aiandid olid, jah. Ma mäletan, kasvuhooned olid näha. Aga enam vist ei ole. Isegi ühed vanaonul oli siin mingi suvila oli siin. Jah, siin ongi vist mingi aiandi värk. Ja seal ongi see suur aiand vist. Ja, seal on näha. Ja, okei. Siin on näha see aiandi. Ja see ongi selle aiandi nagu siin isegi see töötab vist või. Siis ma mõtlesingi, et kuhu see kadunud on, et aga nüüd seda ei näe, et siin on see maantee tõkkesein on ette tehtud, et vanasti oli jah bussiga. Mäletan, kogu aeg nägin seda kohta siin. Mõtlesin, et võib-olla tõmmati maha või mis iganes, et no jah, siin on nagu need elumajad ka. Eks siin on arvatavasti jäänud need 69. aastal tehtud, et arvatavasti need tehti aiandi töötajate jaoks. Arvatavasti tehti need majad. Tundub küll väga seda nägu olevat, et sellised lihtsad majad ja väga lihtsad majad. Lihtsad mingid ühetoalised tunduvad olevat. Et iseenesest nagu vaatad jah seda nagu maja, et jah, et väike maja, aga kui palju siin tundub nagu neid kortereid olevat. Siin tundub mingi 8 korterit selles ühes majas olevat, on ju. 2 ja 2 on ju. Ja et ühes trepikojas all 2, üleval 2, mõlemal pool treppi on ju. Teises trepikojas ka. Ma ise elasin ka kunagi sarnases majas, aga mulle tundub, et see maja, kus ma elasin, oli natuke suurem. Et võib-olla siin on isegi 1 ja 1 või. Võib-olla siin on 4 korterit. Ei näe sinna teisele poole. Suurem maja ka. Keegi teeb lõket. Suits on täitsa siia poole, et aga silmadele ei ole hea. Ja.
siin on mingid suuremad majad ka. Seal ongi see suur aiand. Eks seal mingid aiamaad ka muidugi, aga lihtsalt neid aiamaasid on nagu näha siit tee pealt. Aga ei, jah, siis ma saan täna ikka päris mõnusasti saan ikka päris mõnusasti kõndida. Et ikka päris mõnuga, jah. Kui 8 kilti on sinna, kui ma Kohtla-Järvele jõuan, siis ma tegelikult tulin ju, või jah, nüüd jõuan Järve linnaosa. Et siis ma tegelikult tulin ju teiselt poolt Jõhvit, et siit on 8, aga ma tulin sealt on ka vist 4 või 5. Et enne kui ma sealt Jõhvis kõndima hakkasin, ma olin juba 5 kilti kõndinud. No võib-olla nii palju ei olnud, 4 oli kõndinud juba. Ikka suitsu mõtsu. Eks nad põletavad seda enda seda, mis nad sealt rohivad ja selle umbrohu viskavad, siis panevad põlema. Vaarika põõsaneed ja asjad. Siin on väiksed aiamaad ja kunagi oli siuke väike aiamaa. Mingi salati peale midagi sealt saab. Ongi rohkem nagu sellised kasvuhooned. Nagu siiludus siin käib. Selles mõttes hea, et tuletõrjesse ei läinud. Seal oleks kogu aeg see kuidagi silmad suitsu, suu ja silmad suitsu täis kogu aeg. Tõmbas ikka. Tõmbas jah, seal on see vana viski. Vanaaegne viski, jah. See on jah huvitav, et kõik need veskid olid nagu sellised ümarad ja siis see on nagu huvitav. Miks ta ei oleks võinud olla nagu tavaline siuke, ta oli ilmtingimata pidi ümar olema. Selline aine. See on nagu loogiline, et alt on nagu laiem, ülevalt läheb nagu kitsamaks aine. See on nagu loogiline. Et siis ta nagu toetab nagu paremini, aine. On tugevam nagu selles mõttes. Et sa saad mingid toetustalasid võib-olla ka panna. Ja ilmtingimata kõrge. Jah, eks kõrge, jah. Ei tea, võib-olla sealt siis ülevalt siis nagu jahvatasid või lasid alla seda vilja või. Jah, see on nagu loogiline ülevalt, aga kas just nii kõrge ta peab olema. Ülevalt lasid alla. Võib-olla siis ongi, siis ta kukkuski sinna, seal oli siis mingi ikkagi alumine osa oli siis mingi hoiustamisruum, et siis ta kukkuski see jahu sinna alla ja jäigi sinna arvatavasti. Et teda ei olnud vaja enam siis nagu kuskile, eks ta kotti kukkus on ju, ta pidi kotti kukkuma on ju. Et ta pidi kotti kukkuma, eks ta kotti kukkus ja võib-olla kõige alguses ei olnudki võib-olla neid kotte on ju, et oligi, kukkuski kuskile sinna ruumi, võib-olla olid kastid või midagi on ju. Eks ikka kott võib-olla oli, et linast tehti ju kotti, jah, siis tehti kott.
eks ta pandi kotti ja siis see kott võib-olla jäetigi sinna alla. Et teda siis enam kuskile vedama ei hakatud. Ja siis mida kõrgemale siis läks see asi, et see laoruum siis nii palju kerkis, kui neid kotte nagu tuli, on ju. Et siis võib-olla see laoruum kerkiski nii kõrgeks, kui see nagu veski on, on ju. Võib-olla niimoodi see käis. Aga muidugi ei ole kindel, jah. Et ilus on ta küll igatahes. Nüüd on nagu kukluse paistab. Nüüd tundub, et kukluse paistab. Ma ei tea, ma vist helistan sellele ka. Kes sealt Ketlaproost nagu oli huvitatud sellest seinade viimistamisest.